Heidi jälle siin ja tore sind näha. Nii et järjekordselt olen siin stuudios salvestamas siis järgmist episoodi siis sarjas Sinu haav loob sinu reaalsuse. Ja täna ma räägin sellisest osast nagu sinu haav on sinu kingitus. Nii et sa oled juba kuulanud ära kindlasti on 4 osa ja sa nüüd juba saad aru erinevatest asjadest, et mikspärast see haav sul on, kuidas see sinu elus võimendub, mis sellega juhtub. Ja täna ma räägin sulle siis sinu haav on sinu kingitus, ehk siis enamus inimesi tahab oma haavadest lihtsalt lahti saada. Need inimesed tihti tahavad mingi energia, lihtsalt mine ära, mine kuskile kaugele ära, tule tagasi. Lihtsalt ma tahan sellest lahti saada. Ma käin erinevate psühhiaatrite, psühholoogide, tervendajate, vuude ja taromuttide juures. Igal pool käin ja proovin oma haavast lahti saada. Miks see mees mind ei armasta, miks mu suhted on kõik sellised? Aga võib-olla küsimus ei ole selles, mis on haavas. Ei ole, ma annan sulle hoopis teistsuguse nii-öelda kaardi teise poole. Ehk siis asi ei ole tegelikult selles, mis on selles haavas, vaid selles pooles, mis on selle kaardi teisel pool. Las ma seletan natuke seda mõistet sulle täna. Sest seal teisel pool just peitub kingitus. Nii et mõtle korraks, see muster, mida sa oled ise kogenud, on täpselt see, mida sa oskad teistes ära tunda. Nii et mina olen väga hea, minu need upper limitid on, nagu ma olen ka rääkinud, siin on näiteks, ma olen väga hea peitja. Ma olen väga hea enesepeitja, ehk siis ma võin väga palju tagaplaanil olla. Ja ma märkan ära inimesi, kes on nagu väga-väga kihvtid, nad on väga andekad ja nad peidavad ennast. Ja ma aitan neil tulla välja sellest peitmisest, nad saavad nagu maailma, saab palju rikkamaks tänu sellele, et inimesed tulevad sealt varjust välja, on ju. Mul on ka raamat, on ju, introverdist ekstraverdist, sisemisest varjust välja. Mine vaata www.heidiblumberg.ee raamat on siis see raamat, mis mul tuli 2 aastat tagasi välja. Ja ma olen seda väga hästi, ma olen selles väga-väga hea selle tegemises, sellepärast, et ma olen ise seda elanud, on ju. Siis, ja ma tunnen ära ka väga palju inimesi, kes on seksuaalselt väärkoheldud. Mikspärast? Sellepärast, et mul oli endalt ka lapsepõlves kogemus, et mind seksuaalselt väärkoheldi. Et ma tean täpselt, ma saan täpselt aru inimesest, kes ma tunnen need ära massisest tegelikult juba, on ju. Nii et energeetiliselt ma tunnen ära ja teised, kui sina nagu, inimesed tunnevad sinu ka ära, kes on sarnased, on ju. Et kui ma olen sarnane kellegagi, siis ma tunnen selle inimese ära, sa oled kogenud seda asja, on ju. Mõtle oma parimate lapsepõlve sõprade peale, mis nendes nagu oli see, mida sa nagu ära tundsid nendes, on ju. Mida sa tundsid ära. Ja kui on ka, ma toon sulle hea näite, et kui mul on valida, et ma tahan teha tööd, on ju, endaga ja ma tahan, ütleme nii, et ma tahan minna, ma ei tea, mägedesse ronima, ma lähen kuskile, ma ei tea, kõrgmägedesse kuskile, suured mäed, on ju, ma tahan hakata mägironimisega tegelema, on ju. Ja, ja see on hästi illusioonne, ma tegelikult ei taha ma tegelikult ei taha mägironimisega tegeleda, see on lihtsalt nii hea näide, et sa aru saaksid, mida ma mõtlen. Nii et mägironimine las olla praegu, on ju. Nii et mägironimisega ma tahan hakata, ütleme mina, Heidi, tahan hakata mägironijaks. Siis, kas ma ostan raamatu, loen seda raamatut, hakkan mägironijaks või ma võtan mingi inimese, kes koolitab kuskil klassiruumis mägironimist või ma võtan inimese, kes on põhimõtteliselt mägironija, ta on ise roninud mäel, on ju, ja ta on väga hea selles, on ju. Või ma võtan mägironijaks oma treeneriks inimese, keegi kohalik inimene, kes on sündinud mägede vahel, kelle isa on olnud mägironija, tema vanaisa on olnud mägironija. Ta on ise võib-olla mingi õnnetustes osalenud, ta on kukkunud kuskilt mäe otsast alla, aga ellu jäänud, on ju. Kui suure tõenäosusega ma võtan sellise inimese, kes tegelikult on kasvanud üles nende, ma ei tea, mägikitsede ja rohelisuse vahel, ta teab igat kivi ja sambla-tutti. Suure tõenäosusega ma võtan sellise inimese endale nii-öelda juhiks, on ju, kui ma tahan minna mägironija päriselt sinna kuskile väga ohtlikusse kohta, on ju. Ma võtan mingi sellise kohaliku inimese, kes teab, et kõiki neid nüansse, on ju, mis seal mind oodata võib, on ju. Ja sama on ka tegelikult elus, et ma valin endale coach'e ja terapeute, inimesi, kes tegelikult ise omavad seda kogemust, on ju. Mina olen ka praktik, on ju, mina
I walk my talk, on ju, ma olen hästi palju, kõik, mida ma õpetan, ma tegelikult teen, ma olen ise läbi koristanud neid auke, on ju. mu kliendid on läbi koristanud neid auke, aga kõigepealt mul on endal see lapsepõlve kogemus olla tõrjutud, olla harg, olen olnud oma elus ülekaaluline, on ju, ähm, emotsionaalne sööja, on ju, olen olnud igasugust, väga halvas suhtes olen olnud, on ju, mind on petetud suhtes, on ju, ma ei räägi Levisest, Levisega meil praegu abielus kõik hästi, on ju. aga ma elasin koos oma kursavennaga aastaid tagasi, aastaid ja see suhe oli täiesti toksik, on ju. nii et kui ma neid asju nagu näen, siis ma tunnen selle juba kaugelt ära, on ju. nii et sa võib-olla saad aru sellest, et kui sa ise mõtled mingeid asju, et sa näed neid asju, mida inimesed teevad, ma väga hästi saan aru, kui inimesed ennast peidavad, on ju. ma väga hästi näen neid, kui nad panevad oma superpower'id peitu, on ju, erinevaid asju, nad mängivad oma enesekindluse kalla, et inimene võib olla väga tark ja taibukas. nii et ainult sellist inimest näeb nagu läbi, kes on ise selles kohas olnud. nii et minul oli väga, ma käisin just hiljuti kooli kokkutulekul ja minu kõige mõjukam õpetaja oli tegelikult kunstiõpetaja ja tema nimi oli ka Heidi, nii et tema nimi oli Heidi Schultz, nii et ma ei tea, kas ta on veel elus või mitte, aga ta on väga elus minu südames, on ju. sellepärast, et kui ma olin see väike tüdruk algklassides, siis tema oli see, kes mulle kiitis mind, on ju. ja kes ütles mulle, et sa tegid seda hästi, see on väga hästi tehtud, vaadake teisi, kuidas Heili seda teeb. ehk siis, et see oli see, kes, kui ma eelmise osas rääkisin, et minu ema ka ütles, et sa saad olla kõige parem on olla kõige lollim tark, on ju. siis see õpetaja tegelikult pani mind, millest ma nagu ise nagu aru ei saanud, pani väga küsitluse alla, kas ma olen see kõige lollim tark või ma olen kõige targem loll, on ju. nii et ja teised ei ole ka lollid, on ju. et see kogu see kontseptsioon pani ta nagu kahtluse alla. ja ja see oli see, et ta hakkas nägema seda kõike seda kingitust. nii et kuidas see haav loob, siis ongi see kingituse kaardi teine pool, et kui sa oled olnud ise läbipõlemises, siis sa tead täpselt juba, mis need läbipõlemise sümptomid on. 2017 aastal oli mul mega suur läbipõlemine. ma olin olnud 6 kuud selles äris, kus ma praegu olen 10 aastat. mul oli järjekord klientidest mitu kuud ette, on ju. ma nagu täiesti läbi põlesin, sest ma tegin inimestega lihtsalt nii palju tööd, ma lihtsalt tegin tasuta 30-minutisi kõnesid ja Skype'is ja see põletas mind läbi, see oli väga lihtne asi, siis ma ei pidanud kuskile minema, mul oli aega seda teha, ma väga palju tegin tööd, on ju. Ja see ka, ma sain kiitust inimestelt, on ju. nii et kui sa oled selles kohas, sa võib-olla saad aru, et võib-olla sa ei ole saanud selleks hetkeks ka, ma ei olnud saanud, ma olin 4 väikse lapse ema, on ju, mu noorim laps oli 2-aastane. ma ei olnud väga palju saanud lastelt kiitust, on ju. lapsed väga tihti ei mõtle, et ema peaks kiitma, on ju. ma ei olnud saanud väga palju oma abikaasalt kiitust, on ju, sest ka temal oli keeruline aeg, on ju. äris, on ju, jah. Siis väga palju ka muid asju, on ju, mõjutasid asja, on ju. minu suhe minu ema ja isaga, on ju, kellega mul oli kogu aeg selline vihkan ja armastan suhe, on ju, ehk siis kogu aeg oli justkui ma hakkasin neid usaldama ja siis nad olid sellised nartsisslikud vanemad, kes tõmbasid mul vaiba alt ära, on ju, jälle mingite asjadega, mis tulid välja, mingid nii-öelda valed või silumised või mingid sellised petturlused, on ju. et siis ma kogu aeg nagu püüdsin nagu niimoodi nagu libeda jää peal esimest korda jääl olla, nagu niimoodi tasakaalus ennast hoida kõige selle vahel. ja see oli siis see asi, et ma tean nüüd, kuidas oma äri juhtida naise energias. meil räägitakse ka ju kogu aeg seda, et tee ikka rohkem ja ole rohkem ja kasuta võimalikult palju aega produktiivselt ja tee seda ja mida sa märkad, on võib-olla see ka, mina märkan ka hästi palju, et isegi kui ma siin kontoris töötan oma kontoris, et ma ikkagi, inimesed teevad pause, aga see pausi ajal nad ka, kas nad scroll ivad telefonis või vaatavad kiirelt mingit meili või midagi. see paus tegelikult ei ole paus nagu selles mõttes, on ju. nii et ma ei tea, kas see kõnetab sind, aga
sa saad aru, et see sinu haav ei ole juhus, see ongi see, et sa oled trajektoor. Mikspärast sa oled siia maale üldse tulnud, oled sa mõelnud selle peale, mikspärast sa oled siia maale, mis on sinu elu missioon, mis on sinu elu eesmärk, on ju. kõik need asjad hakkavad tulema välja sellest sinu haavast, ehk siis mis kaardid sa tegelikult valisid siia maale kehastudes. Mina oma sessioonis alati klientidega vaatan, et mis on need kaardid, millega nad siia maale tulevad, mida nad siia õppima, kogema tulevad, on ju. On ju. Nii et minul oli väga palju üks asi, mida ma tulin maale kogema, oli see compassion, empathy, on ju, kaastunne, on ju. Ma nagu tulin nagu, et olla nagu see inimeste inimene, on ju. Ma arvan, et see on mul päris hästi ka välja tulnud selles elus. Ma olen väga palju inimeste inimene ja õppida elama, et kuidas siis, kui sa oled see inimeste inimene, kuidas seda kõike muud, kuidas seda teha nagu naiseliku feminiinses energias, on ju. kuidas, sest ma olen sündinud naise kehasse, on ju, ma ei ole loodud sellise hustle mode'i, et ma teen kogu aeg, teen. ei, ma ei ole selleks loodud, ma olen loodud hoopis naise kehasse, on ju. et see näitab ka, et mille poole siis on oluline minna, oluline on äärmiselt minna siis aru saada, et see haav ei ole ainult tervendamine, ei ole ainult tervenemine, vaid tagasivõtmine, oma jõu tagasivõtmine ja kingitus on selle haava teisel pool ja kingitus ei ole ainult sinu jaoks, need on ka teiste inimeste jaoks. mis sa arvad sellest, anna mulle teada. tšau.